tere tulemast tagasi Klaaslagi podcasti. Ma mõtlesin, tegelikult mul on täiega palju mõtteid olnud. Need istuvad note'ides, mida rääkida, aga küsimus on olnud, kuidas neist rääkida ja millisel hetkel neist rääkida. Täna, nagu pealkirjast lugesite, siis ma jõudsin sinna, kus ma olen enda jaoks ära sõnastanud nüüd tänu minu ja Riin Mäesalu teisele podcastile ka, kuidas mina päriselt asju ära teen. Tundub nagu veits veider asi, aga sisuliselt ma tükk aega juba ja teadlikult niimoodi mingisugune aasta aega peale ja enne seda see liikus juba loomulikult sinna, kus ma ei pannud endale enam üksegi eesmärke. Ja ma arvan, et see esimene kokkupuude sellega tuligi 2022, kui ma töölt ära tulin. Et siis ma hakkasin veidikene lahti laskma nendest mingisugustest eesmärkidest või sellest, et eesmärgid peavad olema väga-väga kitsad või mingisuguse konkreetse aja sees, et meile väga palju räägitakse seda, et kuidas seada eesmärke ja mina räägin inimestele ka sellest või olen rääkinud varasemalt niimoodi, et kuidas need peavad olema nagu mõõdetavad ja seal peab olema mingisugune ajaline faktor ja need peavad olema konkreetsed ja ma olen liikunud sellele vastupidi, nagu täiesti vastupidi. Ja ma tahaks täna veidikene seda lahti sõnastada teile ka, sest mind on see tohutult palju aidanud, see mõtteviisi muutus ja need inimesed, kellele ma seda samuti jaganud, on ka juba saanud sellest väga palju kasu, sest see eesmärgid versus eksperimendid koht on, see võtab maha stressi ja ma seletan kohe miks ja miks ma nii suur fänn olen eksperimentidel, mitte just eesmärkidel. Ehk siis mingi hetk ma hakkasin vaikselt tegema enda elus selliseid eksperimente selle koha pealt, et selle asemel ma panen kirja, et okei, ma tahan teha ära see kuu näiteks nii mitu sotsiaalmeedia postitust. Sõnastasin ma ümber selle enda jaoks, et ma vaatan, kas ma suudan, kas ma olen võimeline see kuu ära tegema X arv sotsiaalmeedia postitusi. Ehk siis selle asemel, et panna nii konkreetne või nagu kuidas ma seletan seda? Selle asemel, et sisuliselt panna väga-väga konkreetne numbriline või ajaline piirang või ruum endale mingi asja saavutamiseks, ilma et ma oleks üldse katsetanudki kas ja kuidas ma selle ära teen, siis selle asemel esimene mõte ongi sellest, et me katsetame üldse ära, kuidas see asi meie ellu mahub, kuidas me saame selle nagu panna enda elus kuidagigi moodi tööle, mitte nui neljaks, see kas töötab või ei tööta, ma nagu veri ninast väljas on ju, panen selle tööle suva muust ja nagu see versioon kõlab mulle endale ka nagu nii karmilt tegelikult, et me ei anna endale isegi mitte ruumi selleks katsetamiseks seal, kuidas need asjad panna tööle. Nii et mina olen liikunud elus aina rohkem ja rohkem eksperimentide peale ja just näiteks viimased eksperimendid olidki mul praegu ongi käimas sotsiaalmeedia fookusega, ehk siis ma panin kuna see siis oli paar kuud tagasi siin endale eesmärgiks, et esialgu vähemalt selline 2-3 kuud ma teen eksperimendi, kui palju sisu ma suudan päriselt luua. Kui ma oleks pannud selle eesmärgi, minu eesmärk on näiteks 3 kuu jooksul ma ei tea, 90 sisutükki luua või 200 sisutükki luua, siis mul oleks nagu mu pulss juba tõuseb selle mõtte peale, selle sõnastuse peale. Ma oleks olnud algusest peale stressis, et issand jumal, see on nii palju, aga ma pean ära tegema, ma lubasin endale, kui mul on rasked nädalad, siis ma oleks lükanud selle vett, et issand jumal, mul on tegemata jälle, kuidas ma selle lahendan ära.
see kõlab minu jaoks nagu hunnik stressi lihtsalt ja see olen mina äkki ja äkki ainult mina, ma ei tea, aga äkki keegi teist tunneb ennast siin samamoodi ära. Selle asemel ma sõnastasingi selle niimoodi, et me lähme katsetame, kui palju ma päriselt jõuan ja see tähendab seda, et ühel hetkel ma läksin väga hoogsalt, mul oli ruumi, mul oli päriselt kalendris nagu aega, mul oli veidi chillim ja ma saingi nagu kütta välja lihtsalt asju ja katsetada neid, on ju, proovida, tulla YouTube'i, tulla podcasti, on ju, siis läks mu kalender tihedamaks ja ma olin okei, vaatame, mida me siit jõuame, kuidas, mis on nagu fookus, väga põnev, mingid asjad olid see, et mul oli vlogides paar nädalat pausi, ehk siis seal oli üks väga intensiivne rets nädal mul päriselt, mida ma ei suutnudki kuidagigi moodi filmida, ma olin okei, davai, nagu scrapime see nädal, üks nädal oli täiesti mingit puhkust ja taastumist, sest mul oli päriselt seda vaja. Oleks ma mõlemas sundinud ennast tegema, et ma kindlasti iga hinna eest pean selle ära tegema, oleks sellised lisanud jälle stressi ja võtnud seda rõõmu ära, mis mul on nende loomisest, on ju. Samamoodi mu Instagram olnud veidikene aega nüüd mõned nädalad vaiksem jälle, et mingi aeg läks sinna rohkem, viimased nädalad vähem, sest ma olengi jällegi nii-öelda tunnetanud, okei, mida ja kuidas ma tahaksin praegu jagada, kogunud mingisugused ideid, midagi postetanud seal, keskendunud rohkem story'dele, on ju, et see eksperimendi osa annab mulle väga palju sellist loomingulisust ja põnevust, et ma saan olla see mad scientist laboris, kes lihtsalt viskab asju kokku, vaatab, mis juhtub, vaatab, mis reageerib, mis ei reageeri, on ju, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi selle asemel, et mul on nagu üks väga konkreetne asi, millest ma pean kinni hoidma, kui kinni ei hoia, siis ma tunnen ennast halvasti selles, on ju. Nii et eksperimendid. Mulle täiega need eksperimendid meeldivad ja ma üritan aina teadlikumalt ja teadlikumalt selliseid asju sõnastada endale eksperimentideks. Praegu ma tuli idee ühele sellisele nagu iseseisvale kursusele, kus on seotud sisuliselt ettevõtetega, ettevõtluse kasvuga ja suve jooksul ma sõnastasin ka selle, et me teeme eksperimendi sisuliselt, et kui ma hakkan seda välja töötama, esiteks, kui kaua selle asja töötamine läheb, väga põnev saab olema, kui palju ma saan sinna selliseid proovijaid läbi kogukonna, läbi meililisti, läbi Instagrami, on ju, et kõige enam tasuta siis, kui paljud inimesed just tulevad, väga huvitav, on ju, mitu korda see asi vajab sellist ümbertegemist, parandamist, kui palju ma saan tagasisidet, kui palju see tagasiside on hea, kui palju ma saan kohandada seda asju või seda asja, on ju, ennast, et selline suve lõpuni umbes, vaatame, on see programm ise olekski selline mingisugune 3 kuuna või kuidas me sai, issand, kui see sai 8 nädalat, 2 korda, I don't know, ma ei mäleta hetkel, ei olegi nii tähtis, on ju. Aga seal on mingisugune selline ümmargune ajaline raam lihtsalt, et et selle aja sees, jällegi mitte mingi 6 aega, on ju, vaid päriselt pikemalt, et oleks ruumi jälle sellel olla. Ja eesmärk ongi minna katsetada, sest minul hoiab see seda põnevust, nagu ma ütlesin, on ju, selles, et ma pean saama septembriks selle programmi valmia, muidu juhtub, no ma ei tea, mis juhtub, mitte midagi ei juhtu tegelikult, ei saa ju. Äkki see on halb, äkki ma pressin selle ja teen seda stressist ja see ei saa üldse nii hea, sest ma lihtsalt tahan sellega nagu ühele poole saada, selle asemel, et mul on põnev sellega, ma lähen rohkem sisse, ma küsin rohkem, ma võtan rohkem tagasiside, on ju, ma katsetan ise seda rohkem, sest mul on põnev, mul on huvitav seda teha, on ju. Ma tahan näha selle asja arengut, mitte ma ei taha näha ainult seda lõpptulemust seal juures. Nii et see on siia selline väike teine näide, et kuidas tegelikult sellist sama asja saab sõnastada väga-väga erinevalt ja läbi selle luua endale põnevam kogemus. Lihtsalt päriselt see koht, kus sa tahad seda teha suurest entusiasmist, mitte sa oled sunnitud seda enda jaoks tegema. Nii et, andke mulle teada, mida teie arvate sellest eksperiment versus eesmärk teemast. Kas keegi teist mõtleb sarnaselt,
kedagi teist pani see nagu panin mõtlema, et okei, ma lähen proovin, kui te proovite, andke mulle kindlasti teada siin Instagramis, mis te sellest arvate. Nagu ma ütlesin, mind ennast on see eksperimentide teema tohutult palju aidanud ja ka mitmeid inimesi mu ümber, kellega ma seda jaganud olen. Nii et väga ootan teie tagasisidet ja kohtume juba järgmises osas. Tšau!